Palume õpetajate ja lippude sisenemiseks kõigil püsti tõusta. Liputavad sisse 53. lennu tunnustatud õpetajad. Enrico Hälilane, Villem Mändmaa, Berit Sarap, Lili Tasane, Merili Liivamägi ja Dana Stein. Sõna tervituseks saab Viljandi abilinnapea Jaanika Kedri. Tere õhtust! Tere õhtust!
lugupeetud rektor, tänase päeva tähttegijad, lõpetajad ja nende klassijuhatajad, õpetajad ja aineõpetajad, õpetajad, lapsevanemad, külalised, lähedased. Usu või mitte, aga aasta tagasi tervitasin eelmist lendu tõelse uskumuses, et see on nüüd küll see viimane kord selles samasse väärikas koolimajas viimane lend teele saata. Selgus, et päris nii see ei ole läinud. Aga nagu te teate, siis asjaolud on ikkagi muutunud. Tavaliselt on koolilõpp omamoodi rõõmus ja samaks ka hardaks tegev sünnimus. Miskipärast kipub alati klomb kokku. Tänase pidulikkus siin saalis ja kogu pakitud asjad klassiruumides ja tühjad klassiruumid lisavad sellele sõnuseletamatule tundele jõudu ja võimu juurde. Mina arvan, et täna on meist kõigis nostalgiat rohkem kui tavaliselt. Iga pisar, mis särab silmanurgas, on tegelikult tunnustuseks väärikale koolimajale ja nendele inimestele, kes siin majas õpivad ja töötavad. Aga täna, tsiteerides Viljandist pärit kirjanikku Nikolai Baturinit, kui tahad teada, kuhu edasi minna, pead teadma, kus oled. Äkki paneme seda akna siis kinni. Igal juhul kõrgemad jõud näitavad ka, et nüüd on küll kõige viimasem aktusse majas. Nii, aga teil on täna siis noored tõehed käes, põhikool on lõpetatud. Naljaga pooleks võiks ju öelda, et kõik tehtud, kui te tööle minna. Jumala eest, see ei ole ju nii. Kallis lõpetaja, ma tahan sind tunnustada ja innustada sind rohkem tegema, rohkem kui lihtsalt on hea, rohkem kui on piisav, sest kõige kaugemale jõuab ja suurimat edu saavutab see, kes on kõige rohkem töötanud enese ületamiseks. Iseendaga tuleb võistelda ja võidelda, mitte ennast teistega võidelda. Ma olen kindel, et suure pingutuse märkamine ja vahepealne premeerimine innustab sind, kes sa oled siin saalis täna, unistama, seadma oma ägedad eesmärgid ning nende poole siis ka püüdlema. Siinkohal ongi siis aeg mõelda, miks te olete ka mõelnud terve 9. klassi, et kuidas edasi. Tohin ma soovitan sulle. Unista suurelt, leia piisavalt põhjusi, miks sa ise seda tahad. Tee see endale kinnisideks, pühendu selle ärategemisele, kujuta ennast seda juba saavutamas, tee konkreetne plaan, sea tähtajad, mis põhiline hakkab pihta. Austatud õpetajad, vaid teie toe, abi, mõistmise ja juhendamisega saavad väikesed unistused suureks, väikestest sammudest saavad suured hüpped. Aitäh teile selle eest. Lugupeetud lapsevanemad ja lähedased perekonnad, vaid teie usu ja armastusega saavad anded avastatud, tugevused toetatud ja talendid toidetud. Suur tänu teile, aga lohutan teid sellega, et sellega see teie tugi ja toetus ju ei lõppe. Me toetame oma lapsi üle terve elu. Ja veel kord, armsad lõpetajad, õnnitlen teid põhikooli lõpetamise puhul. Kuula oma südant ja leia see õige kool, kus haridust teid jätkata. Kui su süda ei räägi veel, siis aitavad vanemad ja õpetajad. Päriselt ka, kuula neid. Mälestustes on lapsepõlvekodu ikka kõige kaunim, valgem, lõhnavam ja sellest veendumusest ei saa mitte iialgi lahti. Ma soovin, et Paalalinna kooliaeg on sinu mälestustes kaunis ja soe ning tule ikka oma õpetajaid vaatama. Soovin sulle usutamat suvepuhkust. Laulu Mu süda oled sa esitab Jarnis Leemur, saadab juhendaja Marika Reimand.
karkased kohjas ja virvendavas vees. Siin kaugelt merelt tõi mu juurde öine tuul. Said kasted pisaruks mu jahuneval suu. Su kõrval tahtsin nüüd kõikjal käia taas. Su mõnest rõõmudest, et osa saaksin ma. Ja kui kord unustad koos käidud rajad teed, eks ükskord lõpevad kõik muinasjutud need. Sa oled päiksenael ja pilvepalge hiir. Tähtaeval tuledad, kuu kuldselt kumab kiir. Ja mesilinnu lengas sume öö. Mu süda ontsab, mis rahutult nüüd lööb. Su kõrval tahaksin nüüd kõikjal käia taas. Su murest rõõmudest, et osa saaksin ma. Ja kui kord unustad koos käidud rajad teed, eks ükskord lõpevad kõik muinasjutud need. Su kõrval tahaksin nüüd kõikjal käia taas. Su murest rõõmudest, et osa saaksin ma. Ja kui kord unustad koos käidud rajad teed, eks ükskord lõpevad kõik muinasjutud need. Aktuse kõne peab Viljandi Paalalinna kooli direktor Aavo Palo. Head õpetajad, austatud abilinnapea, vanemad, sõbrad, tuttavad, õpetajad. Täna lõpetab Viljandi Paalalinna kooli 53. lend. Päev on tõesti erandlik. Me vaatame tänavust päikeselist kevadet. On täna järsku mingi maru väljas. Aga tegelikult see ongi hea, sest ei ole midagi paremat halvast ilmast. Ja siin on ju see sära olemas. Sära on tegelikult laval ja see asendab meile seda päikest, mis muidu igapäevaselt meid soorendab. Nii et me saame olla mureta. Teie olete meiega ja meie saame nautida seda rõõmu, mis on teis. Aga vaataks korraks tagasi. Kes need on, kes meil siin lõpetavad? Meie selle lennu üks eripära on see, et näiteks 9. A-klassi õpilased on pidanud terve selle 9 aasta jooksul hästi palju muutusi läbi elama. Ja kujutage ette, et selles koosseisus, kes täna laval on, olid esimeses klassis ainult 12. Terve selle 9 aasta jooksul on käinud klassist läbi 39 õpilast, seda on päris palju. Ja viimane muutus juhtus alles paar kuud tagasi, et pidev kohanemine uute inimestega, uute seltskondadega. See on see, mis on andnud teile kindlasti palju oskusi, palju enesekindlust ja palju teadmisi. Tavaliselt on nii, et kooli lõppaktusel tulevad aktusele ka kõik eelnevad klassivaatajad. Aga paraku on elu viinud asja nii, et teie klassivaatajad Virgo Orgussaar ja Ernst Rapp ei saa selle aktusel enam osaleda. Ja
usun, et neil oleks ääretult hea meel siin saalis olla. Mis veel? 9 on mulle eriti sümpaatne selle poolest, et 9 on toonud meie kooli tugeva muusikaõpetuse kõrval niisuguse lisandi, mis on väga väärtuslik. Te olete toonud kooli paktustele, sündmustele tõsiselt ilusa ja noorusliku rahvatantsu. Ja see on täiesti pärl Eesti Vabariigi aastapäeva aastasse. Nii et suur tänu teile selle vahva rahvatantsu ja kõige muu ka. Muidugi on siin väga suur roll ka Merilil ja klassijuhataja Airil, kes neid tõsiselt on innustanud. 9. B-klass on äärmuste klass. Meeletult äärmuste klass. 9. B-klassis on päris mitu, 3 päris 5 õpilast. See üks äärmus tipneb võib-olla siin õpilasesinduse juhi Eevaga, kes on saanud meie koolist Art Eko nimese stipendiumi, ta on osalenud paljudel teadusüritustel, olümpiaadidel, ta on spordis tubli, esindab kooli igal pool, kõneleb super. Aga teine ots on nagu teistmoodi. Kui me selle teise otsa õpimotivatsiooni või enesesoorituse tahet midagi hindama peaksime 10 palli skaalal, siis me arvame, et me saavutame võib-olla maksimaalse tulemuse 3. Et see ei ole väga kõrge. Aga kuna selles klassis on ka päris palju sportlasi ja väga häid meeskondlikke individuaalseid tulemusi, siis tegelikult lõpusport õnnestus. Seda eeskätt lastevanemate ja õpetajate suurelt vahengi. Täna me saame näha 24 õpetajat B-klassist. Nii et seegi on väga hea tulemus. Nii et selline vahva seltskond. Meil on teie väga hea meel. 9 aastat. See on peaaegu 10 tegevust. Kui te mõtled sellele, et teil on siit näiteks 90-seks, võib-olla te plaanite rohkem, teil on pisut vähem kui 10. Kas te olete mõelnud, mida te selle aja jooksul õppinud olete? Ja kas te olete mõelnud, mida see aeg teie tuleviku jaoks tähendab? Kindlasti te olete õppinud lugema ja kirjutama, lugema isegi mõnes võõras keeles ja oskate lahendada mõningaid võrrandeid ja keerukaid ülesandeid. Aga kindlasti on ka teie koolipäevasse mahtunud kirjandus. Ja kirjanduse kõrval on kindlasti olnud, kirjanduse hulgas on olnud kindlasti mõni muinasjutt. Ja tahaksin teile täna meenutada ühte väga lihtsalt teha väikest muinasjuttu ja anda selle mõtte teile elusse kaasa. Mitte elusse, võib-olla lihtsalt suvesse kaasa, et te saaksite sügisel uuesti selle mõtte peale mõelda. Need on teil muinasjuttu, mis on nendest imust kui muinasjuudist, Eesti asjavalitud rahvusloo ja kolmest põrdekesest. See võib-olla tundub lapsik, aga meenutage, et oli ju 3 põrdekest, oli Nif-Nif, Nuf-Nuf ja Naf. Ja mida siis nüüd teha? Kuidas seda asja seostada selle kooliaga? Kas on üks Nif-Nif tee, kes mängis terve suvi otsa, tantsis ja lõbutses ja kui tuli külm talv, siis ehitas endale õlgedest maja. Oligi. Siis tuli kuri hunt ehk meie korrelu ja puhus selle aksti ümber. Läinud ta oligi, polnudki midagi teha. Siis tuli joosta ruttu õekese juurde ja pugeda tema ilvastes vonnikesse peitu. Lõpuks siis oli see tõsine töörõnkuga ja peale juurde nad siis kõik pakku said ja siin neid selle kurja hundi käest lõpuks päästes. Nii et selline lihtne lugu. Katsuge siis mõelda, milline
oli teie elus selle 9 aasta jooksul, millist rolli teie tegite, kas te mängisite ja laulsite, et käsi kokku ja ehitasite lõpuks seda rõlgedest maja, kui on see niisugune tugev, ivist ja kõva, mis annab teile kindlustunde selles keerulises elus, mis kohe teil algab, sest tegelikult on nüüd see aeg möödas, kus te enam ei pea koolis käima ja kus te saate ise valida endale selle, mida te tahate. Ja kusjuures see kõik on tõesti vabatahtlik ja mõnus. Nii et soovin teile, et te teeksite täpselt selle valiku, mida see teie 9 aastat on teile võimaldanud ja soovin, et teil vähemalt kooliajast oleks nii palju häid sõpru, kelle juurde minna harvi, kui tuleb külm, talv ja kuritut. Eks ole? Nii et ja vanematele loomulikult ütlen seda, et usaldage nende laste valikut, sest nad teavad, nad tahavad. Ja las nad kukuvad ka. Las nad kukuvad päris kõrgelt ja päris valusasti, sest ainult siis on võimalik õppida. Ega teie vigadest ei õpi mitte keegi. Kõik õpivad enda vigadest. See on täiesti kindel. Nii. Õnnitan teid. Aitäh! Lõputunnistused annavad kätte direktor Aava Palo ja huvijuht Anett Veedam. Õppenõukogu protokolli loeb Lea Elias, klaveril Temuri Sulamanitse. Viljandi Vaalalinna kooli õppenõukogu otsus number 7 18. juunist 2018. Põhikooli lõpetavad kiitusega Merili Liivamägi, lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitus suurepärase loovtöö ja töö eest klassi heaks. Kuulida Nukiri Reelika Kommussarile ja Ello Liivamägile. Avaldatakse kiitus suurepärase loovtöö eest, eduka esinemise eest ajaloo ja saksa keele olümpiaadidel, aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keele diplomieksamit. Omistatud kooli teenetemärk ja nimi kantakse teenete raamatusse. Kooli tänukiri Kerje ja Rainer Sarapile. Simson. Lõpetab põhikooli kiitusega. Õppeaastal 2017-2018 omistatud tiitel aastaõppur. Avaldatakse kiitust eduka esinemisest matemaatika olümpiaadidel ja võistlustel, väga heade sportlike tulemuste ja osalemisest võistlustel.
kooli tänukiri Sigrid ja Toomas Simsonile. Avaldatakse kiitust suurepärase loovtöö, eduka esinemisest ajaloo ja venekeele olümpiaadil, huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Kooli tänukiri Marge Steinile. A-klass, klassijuhataja Airi Lang. Marol Kross. Avaldatakse kiitust suurepärase loovtöö ja huvitegevuse eest. Antakse ainalane kiituskiri kunstis ja tehalises kasvatuses. Robin Jakov Hinnaste. Avaldatakse kiitust suurepärase loovtöö eest. Antakse ainalane kiituskiri kunstis. Avaldatakse kiitust töö eest klassi heaks. Anne-Mari Hiop. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse ja suurepärase loovtöö eest, eduka esinemisest matemaatika, ajaloo ja saksa keele olümpiaadidel ja konkurssidel, osalemise eest spordivõistlustel, aktiivse huvitegevuse ning töö eest klassi heaks. Antakse ainalane kiituskiri matemaatikas, keemias, ajaloos, kirjanduses, muusikas, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Kooli tänukiri Katrin ja Priit Hiobile. Merili Kuubel. Avaldatakse kiitust suurepärase loovtöö eest, eduka esinemisest saksa keele olümpiaadil ja matemaatikavõistlustel, aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Antakse ainalane kiituskiri eesti keeles, saksa keeles, inglise keeles ja kunstis.
Risto Kruusmann. Antakse ainulane kiituskiri kehalises kasvatuses. Avaldatakse kiitust aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainulane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses. Avaldatakse kiitust aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainulane kiituskiri kehalises kasvatuses. Jaanis Leenorm. Avaldatakse kiitust hea õppetuhkuse, eduka esinemise saksa keele, füüsika, muusika, olümpiaadidele, konkurssidel, matemaatikavõistlustel, silmapaistvate teadmiste eest ühiskonnaõpetuseks, tubli esinemisest etluskonkurssidel, aktiivse muusikalise tegevuse, huvitegevuse ja tööst klassi heaks. Sooritas saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Antakse ainulane kiituskiri kirjanduses, bioloogias, geograafias, ajaloos, füüsikas, muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses. Kuulib tänukiri Elli Kalumale ja Janno Leenurmele. Avaldatakse kiitust hea õppetuhkuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainulane kiituskiri kirjanduses, bioloogias, ajaloos, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Kuuli tänukiri Kristi Leitenile ja Janek Mikisaarele. Avaldatakse kiitust hea õppetuhkuse, eduka esinemisest keemia, füüsika, matemaatika, saksa keele olümpiaadidel ja konkurssidel, eduka osalemisest linnakõnevõistlusel, tubli etlemisest kooliaktustel, aktiivse huvitegevuse ja tööst klassi heaks. Sooritas saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Omistatud Balti-Saksa sõpruskonna stipendium. Antakse ainulane kiituskiri keemias, kirjanduses, saksa keeles, inglise keeles, geograafias, bioloogias, ajaloos, muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses. Kuuli tänukiri Annika ja Kristjan Mändmaale. Kuuli tänukiri ka Kristjan Mändmaale koolile osutatud abi eest.
spordivõistlustel ja töö eest klassi heaks. Gustav Salak. Avaldatakse kiitust aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses. Kristjan Sepp. Avaldatakse kiitust töö eest klassi heaks. Raido Sirel. Avaldatakse kiitus aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Annabel Sõlm. Avaldatakse kiitust hea õpetuse eest 9. klassis, tubli esinemise eest etluskonkurssidel, aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri ajaloos, muusikas, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Elli Tasanne. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse, suurepärase loovtöö eest, tubli etlemise eest kooli aktustel ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri Signe ja Priita Sasele. Meeri Teras. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest 9. klassis, suurepärase loovtöö, eduka esinemisest saksa keele olümpiaadil, osalemisest spordivõistlustel, aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Antakse ainealane kiituskiri saksa keeles, inglise keeles, bioloogias, muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses. Emily Burney.
lõpetasid. Sigvard Toonla. Avaldatakse kiitust aktiivse huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Veskimägi. Avaldatakse kiitust töö eest klassi heaks. B-klass, klassijuhataja Sirje Pärn. Henrik Haugas. Antakse ainelane kiituskiri kehalises kasvatuses. Enrico Hänilane. Õppeaastal 2017-2018 omistatud tiitel aasta sportlane. Avaldatakse kiitust esinemise eest matemaatika-olümpiaadidel ja konkurssidel, väga heade sportlike tulemuste ja osalemise eest võistlustel. Antakse ainelane kiituskiri kehalises kasvatuses. Rebecca Jääger. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse eest 9. klassis, suurepärase loovtöö ja töö eest klassi heaks. Antakse ainelane kiituskiri bioloogias, keemias, ajaloos, muusikas ja kirjanduses. Joonas Jüks. Avaldatakse kiitust heade sportlike tulemuste ja osalemiseks võistlustel ning töö eest klassi heaks. Antakse ainelane kiituskiri kehalises kasvatuses. Andreas Konrad. Antakse ainelane kiituskiri kehalises kasvatuses. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainelane kiituskiri inglise keeles, bioloogias, keemias, ajaloos, muusikas, käsitöös ja kodunduses ning kehalises kasvatuses.
koolitaja nõukiri Anne Lepikule ja Margus Lepikule. Antakse ainalane kiituskiri inglise keeles, kunstis, käsitöös ja kodunduses. Jaanika Roosimägi. Aastal 2017-2018 omistatud tiitel aasta sportlane. Avaldatakse kiitust väga hea õppeedukuse eest 9. klassis, heade sportlike saavutuste ja osalemisest võistlustel ning töö eest klassi heaks. Antakse ainelane kiituskiri eesti keeles, inglise keeles, keemias, füüsikas, ajaloos, muusikas, kunstis, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses ning kirjanduses. Omistatud kooliteenete märk, nimi kantakse kooliteenete raamatusse. Koolitänukiri Anu ja Jaan Roosimägile. Tänukiri Anu Roosimägile klassile osutatud abi eest. Enhoret Rand. Avaldatakse kiitus huvitegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Andre Roosipõld. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Sivert Soans. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse eest 9. klassis, eduka esinemisest inglise keele konkurssidel ja töö eest klassi heaks. Antakse ainalane kiituskiri vene keeles. Herta Soro. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse eest 9. klassis, suurepärase loovtöö, tubli etlemisest kooliaktustel ning töö eest klassi heaks. Antakse ainalane kiituskiri eesti keeles, inglise keeles, bioloogias, keemias, ajaloos, muusikas, kunstis, kehalises kasvatuses ja kirjanduses.
Avaldatakse kiitust eduka osalemise eest matemaatika olümpiaadidel ja konkurssidel. Mari Tirman. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainelane kiituskiri bioloogias, keemias, ajaloos, muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri Ülle Tirmanile ja Margus Kaubile. Tänukiri Margus Kaubile klassile osutatud abi eest. Kotšenko. Avaldatakse kiitust hea õppetukuse suurepärase loovtöö ning tubli etlemisest kooli aktustel. Antakse ainealane kiituskiri inglise keeles, kunstis, tehnoloogia õpetuses ja kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri Kaja Salumetsale ja Aleksei Kotšenkole. Kristi Tornius. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse ja suurepärase loovtöö eest, eduka esinemise eest eesti keele konkurssidel ja omaloomingu võistlustel ning töö eest klassi heaks. Antakse ainelane kiituskiri eesti keeles, inglise keeles, bioloogias, geograafias, keemias, ajaloos, muusikas, kunstis, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses ning kirjanduses. Kooli tänukiri Keijo Paterile ja Toivo Torniusele.
2017-2018 omistatud tiitel aasta õpilane ja autasustatud Harald Teko nimelise stipendiumiga. Avaldatakse kiitust hea õppeõppuse ja suurepärase lootöö eest, väga eduka esinemisest vabariiklikul õpilaste teadusfestivalil ja teaduslohingus, linnakõlevõistlusel ning kunstiolümpiaadil, silmapaistva tegevusest õpilasesinduse presidendina ja töö eest klassi heaks, väga heade sportlike tulemuste ning osalemisest võistlustel. Antakse ainelane kiituskiri eesti keeles, matemaatikas, geograafias, bioloogias, keemias, füüsikas, ajaloos, muusikas, kunstis, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses ning kirjanduses. Omistatud kooli teenetemärk, nimi kantakse teenete raamatusse. Kooli tänukiri Ae Vitsutile, tänukiri Ae Vitsutile koolile osutatud abi eest. Aleksander Vokk. Avaldatakse kiitus suurepärase loovtöö, eduka esinemisest vene keele olümpiaadil ja konkurssidel, väga heade sportlike tulemuste ning osalemisest võistlustel. Antakse ainelane kiituskiri kehalises kasvatuses ja vene keeles. Viljandi Vaalalinna kooli 53. lend on lõpetanud. Õnnitleme! Ja nüüd, kus 53. lend on lõpetanud, tahan tegelikult tänada klassijuhatajaid. Nii et palun siia õpetaja Helju Kurg, kes on õpetaja klassis klassijuhataja. Üheksanda A klassijuhataja, õpetaja Airi Lang. Ja samuti 9. D-klassi juhataja, õpetaja Sirje Pärn. Üheksas A-klass laulab Jaan Tätte laulu Pojalaul. Juhendaja Signe Ristisaar. Klaveri saadab Temuri Sulamanitsa.
Õpetajate nimel kõneleb Eeva Vitsut. Lugupeetud õpetajad ja kallid külalised. Tulin ükskord koolima, mind ema-isa tõid siis. Polnud õrna aimugi, mis teha siin ma võiksin. Pooled poisid, pooled plikad klassiruumi täitsid. Õpetaja Heljuvirve meile kohti näitsid. Polnud tähtis, kelle pinginaabriks said sa endal. Hindeid pandi konkurentsis vend sai tundma venda. Ailaviu ja liigetiht said selgeks võõras keeles. ABC ja ruuduvanem seisis varsti meeles. Surfama koos õppisime playbacki lainel. Klassiõhtul enamus jäi enamasti kaineks. Spordivõistlustel ei saanud teised koolid meie ligi. Liikumise päeval nõretasime me higist. Kordapaar sai ära käidud Soomes loomas sõprust. Leedus Lätis Palamusel tehtud täiendõppust. 9. klassi lõpuks saimegi me küpseks. Gümnaasiumi ja kutsekasse oma elu hüppeks. Tänud teile, emad-isad, kes meid katnud toitnud, kaitsnud koolitööd eest ja muidu ikka hoidnud. Iga õpetaja pannud meisse oma hinge, küll me ükskord taipame, see teebki kooli vingeks. Ilma Sirjeta meil poleks arenenud kombeid, Airi kõigest kurjast kindlalt ära hoidnud on meid. Elu lõpuni kõik täname me Paalalinna kooli, kooruv värv ja rikkuseda, kuidas meist ta hoolinud. Õpetaja Heiki Raudla on oma kuldsete lugude raamatus jutustanud. Jalutasin kord öösel linnas ja nägin äkki tuttavat pimedat, latern käes mulle vastu tulemas. Küsisin temalt, miks sa laternat kannad? Sa oled ju pime, ega näe midagi. Pime vastas, ma ei kanna laternat enda pärast, teen kõiki linnatänavaid peast. Ma kannan laternat, et teised inimesed, kes mind näevad, oma teed näeksid. Hüvasti Paalalinna kool ja erksa vaimuga õpilasi sulle. Meie läheme nüüd omale teele. Lapsevanemate nimel saab sõna Kristjan Mälma. Austatud noored ja vanad. Täna on õigus päev kõigi jaoks. Õpetajatele rõõmu, sest kooliaasta saab läbi ja ees ootab suvi. Kindlasti on meeldiv mõelda, et nii mõnegi õpilase ja lapsevanemale ei pruugi enam sügisel kohtuda. Lastele rõõmu pääsevad vaevast. Suur tegu on tehtud, eksamite tuubilised selja taga. Sügisest tuleb küll hakata jälle varakult üles tõusma, aga ärme täna sellest veel mõtleme. Tegelikult olid need ju ühed elu kaunimad 16 aastat. Lapse võim, mis saaks olla ilus. Ja paremaks läheb, seda võib teile lubada. Järgmised 16 aastat on tegelikult need kõige kaunimad aastad. Saate juba ise mõndagi otsustada, valida kohalikke poliitikuid, autot juhtida, ees ootavad uued sõbrad, reisid, armastus, seiklused teeb kadedaks küll. Tuult tiibadesse teile, mina teie pärast sugugi ei muretse, sest et teil on õnne olla hadulised eksemplarid. Nimelt on Eestis lapsi nii vähe, et igaühele teist kindlasti jätkub koht ülikoolis, kutsekoolis, jätkub tööd ja leiba. Nii et õnnelik põlvkond. Elu saab olema väga ilus. Vanematel on palju rõõmu, sest kõige hullem teismelise iga on nüüd selja taga, miskit moodi, ei tea kuidas. Nüüd muutuvad lapsed ainult targemaks ja selgumaks, pakuvad juba ise abi, ei hakka enam nendega vastu. Ma mõtlen hetkeks järele, kuidas õnnestus kõik need hullud aastad raduselt üle elada. Eks ikka tänu koolile õpetajatele, kes said kanda selle kõige suurema koorma. Kui kokku arvutada, siis tundub, et õpetajad on meie lastega tegelikult rohkem aegu koos veetnud kui me ise. Iga tööpäeva hommikul 8.15, olgu tuul või torm, vihm või lubi, kas valutas pea
kas läks õhtu pikale või töö lihtsalt paha, midagi pole parata, õpik lahti ja hüppate nõusi arutama. Tänu koolile õpetajatele oskavad meie lapsed üleüldse rääkida. Dialoog kodus kipus ju viimasel ajal jääma koolis peredeks olema pigem ühesilmiline. Kuidas koolis läks? Hästi. Kas süüa tahab? Ei. Kas tuba on korras? Vaikus. Siin on noored pidanud vaagima kapitalismi ja sotsialismi erinevusi, analüüsima luulet ja kunstiteoseid, looma tantsukavasid ja pidama kõnesid ning seda vähemalt 3 keeles. Õpetajad on kuulanud nende muresid ja jaganud rõõme, küllap teavad meie laste kohta mõndagi, mida me kunagi teada ei saa. Eks ole meil vanematelgi teatud osa laste kasvatamises olnud, aga lubage mul täna meie kõigi nimel öelda suur tänu Viljandi Valvelinna koolile ja igale õpetaja isiklikult. Õnne, tervist ja jõudu teile kõigile! Klasside poolsed head soovid edastab Liisbeth Vill. Tere, kallid lõpetajad ja saalisviibijad. Täna lõpetab Paaralimme kooli 53. lend. Kallid lõpetajad, te olete siin koolis õppinud juba 9 aastat. Kindlasti mäletate, kui astusite esimest korda siia kooli ja oma esimesse klassiruumi. Arvatavasti olite harilikud ja ei osanud midagi teha. Aga praegu, kui astusite siia saali, olite julged ja teadsite, miks te siin olete. Nüüdseks on teil läbi üks etapp kooliteest. Te olete lõpetanud põhikooli. Ees ootab palju võimalusi enda kooliteed jätkata. Näiteks gümnaasium ja ka hiljem ülikool. Mõni aga alustab teed kutsekoolis. Kindlasti õppige edasi. Kindlasti olete mõelnud, miks peab neid õpetajaid kuulama ja miks peab tunnis istuma. Aga just õpetajad on andnud teile algteadmised selleks, et saada hea haridus ja tulla toimuma tuleviku elus. Meie kooli tunnuslause ütleb, tulevik ega ta kiikudelt kerki, sündib meist endist ja kannab me märki. Selliseks, milliseks te oma tuleviku meie koolis kujundasite, sellisena jääb ka märk maha meie järgmistele lendidele, kes näevad, kui palju annekaid inimesi on siin koolis õppinud. Nüüdseks on teil läbi kõik tunnid, eksamid ja ka tutipidu on peetud. Te istute siin saalis viimast korda. Te olete viimane lend, kes lõpetab selles veel remontimata koolis. Sügisest läheb meie vana koolimaja remonti ja varsti on selle asemel ilus remontitud kool. Ma loodan, et tulete vaatama oma kunagist kooli, kui see on täiesti valmis. Ka meie, 8-ndikud, ei saa õppida remontitud koolimajas, aga me lubame, et tuleme ja vaatame, kuidas elavad meie kool ja õpetajad. Kindlasti lähevad meie paljude teed lahku, kas lähete õppima või elama teise linna või koguni välismaale. Ma loodan, et tulete ikka kooli hilistuste kokkutulekule, kus saate jääda kokku ja räägite, millega tegelete ning meenutate vanu toredaid aegu. Ma annaksin kaasa teile paar mõtet. Esiteks, tehke seda, mis teile meeldib ja mida te soovite. Teiseks, ärge unustage oma esimest kooli, esimest klassi ja oma klassijuhatajaid. Kolmandaks, suhelge edasi enda klassikaaslastega ja ka sõpradega paralleelklassist, kellega möödusid teie esimesed kooliaastad. Tuult tiibadesse ja palju õnne kooli lõpetamise puhul. Aitäh! Aktuse lõpetavad 9. B-klassi õpilased lauluga Inimene õpib. Juhendaja Signe Ristisaar.
õnnitamine toimub õues koolimaja ees. Pärast õnnitlemist palume kõiki lõpetajad koolimaja trepile, klasside ja lennupildistamisele. Palume lippude, õpetajate ja lõpetajate lahkumiseks saalist kõigil püsti tõusta. 8. klasside esindajad viivad saalist lipud välja. Viljandi Paalalinna kooli 53. vend on lõpetanud põhikooli.